20. kuni 21. jaanuaril toimub siin Tartu Ülikooli peahoones iga-aastane vaimulike konverents. Selle keskmes on teoloogiline arutelu piibli autoriteedi, luterliku identiteedi ja õigeksmõistu õpetuse teemadel. Lisaks toimuvad ettekanded, kus muuhulgas räägitakse ka ilmikutest koguduse elus ja tehisintellekti kasutamisest. Teoloogiline arutelu ja need teemad, piibli autoriteet, luterlik identiteet on kestnud juba mõnda aega. Milliseid uusi mõtteid on esile tulnud sel konverentsil? No ütleme nii, et mina olen ise olnud peaaegu kõikide nende arutelude juures ka varem. Ma ei saa öelda, et on tulnud midagi väga uut. Pigem on see tunne, et kõik see, mida me oleme piibli lugemisel seni kirikus rääkinud või õpetanud või kuidas meid ka on ette valmistatud, kas või vaimulikena või see, kuidas me ka koguduste seas piiblit loeme, tõlgendame, ka jumalasõna kuulutama, et see on üsna samadel alustel olnud, nagu me praegu oleme seda uuesti endale meelde tuletanud või siis uuesti nagu värskendanud. Ma ei näe, et meil on tulnud juurde mingisuguseid väga suuri muutusi. Hästi. Te rääkisite täna oma ettekandes olukorrast kirikus, aga ma küsiks seevastu teie käest, milline on kiriku olukord ühiskonnas? No seda peab võib-olla küsima just nimelt kellegi teise käest, kes näeb kirikut väga kõrvalt või väga sageli üldse kirikuga kokku ei puutu, ehk siis kas kirik kuidagi kajab vastu või meie sõnumid on kuulda. Ma ise julgen oma kogemuselt öelda, et me tegelikult ei pea väga muretsema. Ehk siis kirik on sageli ühiskonna ja kogukonna keskel niimoodi, et me üldisel tasandil ei pane seda tähelegi. Mida rohkem me kogukonna tasandile läheme, näiteks maakogudustesse, seal on kirik kogukonna keskel palju dünaamilisemalt ja loomulikumalt kui võib-olla üldriiklikul tasandil, kus kiriku uudised ei pruugi kõigi muude uudiste keskelt välja kostuda. Ehk siis ma arvan, et kirik on kohal. Inimeste suhtumine on selline positiivselt neutraalne. Ma ei taju tegelikult kiriku vaenulikkust. Küsimus on, et kas kirikut võiks panna kuhugi populaarsustabelitesse koos erakondade ja valitsuse ja politseiga. Seda on tehtud, ma ei oska öelda, kuhu me sellisel skaalal siis paigutuksime, aga kirik ei tee oma tööd populaarsuse pärast. Teie mõlemad rääkisite täna ilmikutest oma koguduse näitel, et ma küsiks teilt kõigepealt, milline on ilmikute roll koguduses? Ma arvan, et seda ilmikute roll ongi olla kogudus. Ehk siis vaimulik on üks või vahel 2-3 inimest koguduses, aga tegelikult enamuse kogudust moodustavad ilmikud. Ehk siis ma arvan, et me saame öelda, et ilmikute roll on olla kogudus, just sellisel moel, nagu nad olla tahavad. Ilmulik on sama loomuliku osa kui kogudus kui vaimulik. Et Paulus räägib kogudusest kui Kristuse ihu ja üks liige või võib-olla 2 on siis vaimulikud, aga teised on kõik ilmalikud, mis samas see sõna ilmalik, nagu ma ütlesin oma ettekandes, on natukene selline huvitav sõna, sest tegelikult üks risti inimene on ju ka riigi kodanik, ükskõik, kas ta on siis püüdsetud vaimulikuks või mitte, on ta Jumalariigi ja maailmariigi kodanik. Aga mida saaks ikkagi ära teha, et ilmikuid paremini kaasata koguduse ellu? No mina arvan, et tuleb usaldada, tuleb toetada. Ma arvan, et ja iga inimene on erinev. Et selles mõttes, et vahel see on väga raske leida ära, mis seda inimest nagu kuidagi... Mõni ütleb kohe välja, et võt, mulle meeldib teha videoülekandeid. Aga mõne teise puhul vahel sa otsid seda, et nagu ta tahaks midagi teha, aga ta tegelikult ei tea, mis ta väga tahaks. Ja ma arvan, et selles mõttes selline otsimine ja proovimine, mida ka Magne ütles oma ettekandes, et just, et väsivad mingist tööst ära, et aga äkki saa midagi muud teha, et selles mõttes, aga ma arvan, et mulle meeldib ka üks leerilaps, kes ütles, et ta kohe pärast leeri ise otsis endale mingi rolli, sest muidu ta kukub ära, et ta ise vastutas selle eest. Et eks ongi selline koosloome. Ja, lisaks sellele ma arvan, et vaimulik ja teised juhid koguduses võivad olla uudishimulikud, kui tulevad uued inimesed, leerilapsed, kes nad on, millega nad on tegelenud, mis on nende huvid, kuidas saab neid rakendada ja siis kutsuda ka tööle, nagu ka Jeesus kutsus inimesi jüngreid kohe tööle.
Teie rääkisite täna oma ettekandes tehisintellektist. Kui nüüd üks uudishimulik kristlane läheb ja kasutab tehisaru, et tõlgendada piiblit enda jaoks, siis mida sellest arvata võiks? Ma arvan, et alati on hea, kui inimene tahab pilvit tõlgendada, aga ta peab arvestama sellega, et tehisaru esitatavad vastused põhinevad väga erinevatel lähteandmetel. Et see tehisaru ei pruugi anda adekvaatseid vastuseid. Kui küsida õigesti, siis võib saada natuke paremaid vastuseid, aga alati on ikkagi kindlam kontrollida üle mõnest usaldusväärsest piibli kommentaarist või küsida oma koguduse vaimuliku käest, kui on vähegi mingi olulisem usualane teema. Aga kuidas täpsemalt tehisaru ikkagi kirikutöös võiks abiks olla? Ta kindlasti aitab sellise musta tööga, et igasuguste märkmete ja andmete korrastamine aitab kindlasti projekte kirjutada, sealt leida mingeid seoseid või pidepunkte. Ja igasugune selline asi, mis ei nõua palju usaldust või kui see nõuab, siis saab alati üle kontrollida, et võib-olla tõesti sellised asjad, mida sa annaksid kogenematule praktikandile ära teha ja siis hiljem lihtsalt kontrollid üle ja saad kasutada, et võib palju aega säästa, aga see usalda, aga kontrolli on seal päris oluline aspekt. Ja, et sellist eeltööd ta ikkagi päris palju teeb ära ja lõppviimistlus peaks jääma asjatundja ehk lihast ja luust inimese teha. Aga on teil ka mõnda nippi jagada, kuidas tehisaru efektiivsemalt kasutada? Kõige olulisem on enda jaoks enne läbi mõtestada, et mis see on, mida sa tahad saada ja siis seda võimalikult selgelt väljendada. Ja võib-olla läbi mõelda see, et kas sellel tehisarul on piisavalt informatsiooni, et sulle see lõpptulemus siis luua niimoodi, nagu sa tahad. Et vajadusel lihtsalt anda talle rohkem infot, rohkem konteksti või arutada enne läbi siis, et mis see on, mis lõppväljund võiks olla. Ja kui me mõtleme praegu nende jutumasinate peale, mis seal internetis on, et siis alati on võimalik tõesti ka selle masina käest küsida, kuidas tema käest asju küsida või kuidas tema käest paremat abi saada. Et ongi võimalik seletada talle oma probleem ära nii hästi kui oskad ja küsidagi, kuidas sa saaksid mind aidata, mida ma peaksin sulle ütlema, et saada kõige paremat abi.